Jesper Roon siinpool taas kord, tänavaküsitlus, lähme vaatame, mis rahval öelda on. Ja oleme leidnud oma esimesed ohvrid. Mida arvate teie meie uuest presidendist? President on naispresident, see on huvitav, põnev. Ma ei teagi, ma väga ei ole kursis nende asjadega, ma ei tea, mis ta täpselt, mis ta seisukohad ja mis ta sihtmärgid ja asjad on. Aga tundub, et on noor potentsiaali täis ja tahet täis inimene. Nii palju ma pildi pealt ja video pealt olen näinud. Ega ma ka ei ole väga nagu jälginud ja kätt pulsis hoidnud selle asjaga, aga minul on hea meel, et on naispresident. Ma arvan, et huvitav vahelduseks. Ikka väga head. Kui on naised võimul, on vähem sõjaohtu. Naised ei taha sõda. Väga tore. Sai naine presidendiks, hea vaheldust ja Eestile hea vaheldus. Tuli kuskilt päris pärapõrgust, tuli kuskilt hüppas välja. Ma ei tea, huvitav, ei tea väga temast midagi. Ma ei tea, ta hüppas väga järsku välja, nii et ma ei ole tema kohta jõudnud väga midagi uurida. Aga tundub, nagu oleks võinud hullem olla. Ta on nii vähe aega olnud ka, et nagu mingi korralikke miinuseid ju ei jõua välja kujuneda. Eks see tuli meile kõigile ootamatuna, et Kallas ja teised siin ei saanud presidendiks ja niimoodi kuskilt august tuli välja uus kandidaat. Eks see on Eesti rahvale suur ootamatus ja me peame lihtsalt sellega harjuma. No ma arvan, et meie presidendikt on praegu kõige neutraalsem neist kõigist. Kõik need eelnevad kandidaadid olid siiski erakondade poolt välja valitud või nagu erakondade poolt ette valitud, et sealt oleks arvatavasti läinud asi, minu arvates on minu isiklik arvamus, et oleks natuke käest ära läinud. Aga et jah, minu arvates Kaljulaid, ütleme niimoodi, et minu arvates ei ole just kõige parem valik, aga siiski on ta parem valik kui need erakondade poolt valitud. Ma arvan, et meil on väga tore ja adekvaatne uus president. Mina olen väga rahul. Midagi ei arva ausalt öeldes. Naine on huvitav vaheldus. Et eks näis, ma ei usalda kedagi. Et elame, näeme. Keda te oleksite eelistanud presidendiks? Siim Kallas on veits kahtlane. Keegi oli veel, vahepeal kuulsin isegi, et Savisaar kandideeris kuhugi sinna. Ehk Kaljurand? Kaljurand? Ja mina vist oleks ka nagu teda eelistanud võib-olla kõige rohkem. Lihtsalt nagu mingist inimlikust, kuidagi inimesena tundus selline tore, mõnus, aga ma ei tea. Ma mõtlen veel kord ei ole nagu väga palju jälginud. Või ehk hoopis Helme? Praegune variant sobib kõige okeim. Jah, mingis mõttes on tore, et kogu sellest jandist, mis nende kandidaatide vahel oli, et tuli hoopis nagu keegi uus väljaspoolt. Et mingis mõttes on see hea variant, et see läks juba jabureks. Ikka naine, Marina Kaljurand. Aga nüüd ei läinud palju mööda, nüüd on meil Kaljulaid. No ütleks nii, et ega seal perfektset presidendikandidaati ei olnudki, nii et jah, ei. Enne pooldasin Marina Kaljuranda, ta käis koolis ka mul, naeratas, täitsa tore oli. Vist otseselt ei olnud. Ei, mulle ka nagu erinevatest eriti keegi ei meeldinud. No ma mõtlesin siin Mart Helme peale. Et ega rohkem eriti ei olnud, et selline asjalik mees. Ja Siim Kallas. Kusjuures ei olnud üldse, mul on väga hea meel, et nendest mitte ühtegi ei valitud ja sai hoopis Kersti. Põhiline, et Kallas ei saaks. Martin Helme. Ja viimane küsimus, kas te arvate, kas Eesti rahvas peaks otse valima presidenti? Otse valima? See oleks kindlasti toredam, kui oleks siukene, kui tal oleks rohkem võib-olla siukseid võimalusi või kui ta oleks siuksem tähtsam figuur, siis kindlasti. Aga praegu tundub, et see
süsteem on okei ses suhtes Riigikogu valib. Aga jah, kui oleks niisugune suur liider, Eesti liider, siis kindlasti. Minu meelest võiks küll rahvas valida. Ja muidugi, eestlased ei ole nii rumalad, et ei oska valida. Jah. Ütleks, et ei, sest Ameerikas on asi nii käest ära läinud, et ma eile vaatasin seda Trumpi live show'd seal nagu päris halvasti läks, et ei, las jääb praegune süsteem. Jah. Ma arvan ka, et see oleks nagu jaa, aga ma arvan, et ma ei tea, kas nagu Eesti rahva, ma ei tea, kui hea see president tuleks lõpuks, sest ma ei tea, kui enamus inimesi ei kattu näiteks sinu arvamustega, siis nagu see ei oleks nii hea. Vot ma arvan, et seda peaks eelnevalt rahva käest küsima ja kindlasti läbi arutama, sest nagu praegu olev muudatus, mis lubab ka 16-aastasel kohalikke omavalitsusi valida, siis ma arvan, et see on kaheldav. Et kindlasti ma arvan, et seal valimiste juures peaks olema ikkagi kõrgemad pead. Ma arvan küll, kuigi Ameerika süsteemist võiks natukene erineda, et võikski olla, loetakse hääled kõik kokku, mitte et kui võidab, oletame, et osakaal on ühes osariigis 52% näiteks Trumpil, siis ei saaks Trump mitte kõiki need osariikide hääli, vaid ikkagi nagu nii-öelda nii palju, kui ta hääli sai. Kindlasti ei peaks valima Eesti rahvas presidenti otse. Jah, võiks valida küll otse. Võiks küll. Aitäh! Päriselt ka Helme või?